Järgmises teemas räägime natukene lähemalt tekstist, slaidides, kuidas teksti sisestada, millised reeglid seal on, kuidas on võimalik slaidide vahel teksti kopeerida, kleepida, ümber tõsta ja ka vormindada. Ja alustame siis tööga peale. Slaidi sisu loomisel on siis head töövõtted sellised, et mida peaks teadma on see, et esitluse mõte ei ole nagu näiteks on Writeris mingisugust teksti panna ekraanile, mida inimesed saaksid lihtsalt maha lugeda, vaid mõte on pigem selles, et esineja ikkagi räägib kogu selle jutu ära, mis on vaja. Ja slaididel on sellised toetavad võtmesõnad või võtmelaused, mis kinnistavad seda teksti, mida esineja räägib. Selle jaoks kasutatakse erinevaid siis võtmesõnu, võtmelauseid. Väga tihti neid esitletakse just punktloendina või täpploendina või numberloendina. Ja eesmärk on just selles, et kui esineja räägib, siis ta liigub sammhaaval ja see liikumine oleks ka slaidi peal siis jälgitav. Nii et selle koha pealt on väga oluline ja on täiesti tavaline, et igasuguste mõttelausete, võtmelausete, sõnade edasi andmisel ühe slaidi peal kasutatakse siis täpploetelu. Ja kindlasti tasuks jälgida, et siis need sõnad või laused, mis te kasutate, ei oleks liiga pikad, vaid oleksid pigem siis sellist mõtet edasi andvad või esineja juttu toetavad. Ja põhjus on selles, et kui te siia liiga palju teksti lisate, siis teie auditoorium hakkab rohkem vaeva nägema paratamatult selle teksti lugemisega ja tähelepanu läheb siis esineja pealt slaidile. Ehk siis need, kes on auditooriumis, ei ole enam võib-olla nii võimelised kuulama seda juttu, mida räägib esineja, vaid nende tähelepanu läheb rohkem selle teksti lugemise peale. Nii et selleks, et ka esineja saaks rohkem enda peal tähelepanu hoida, aga samas toetada, peaksid need kasutatavad laused, sõnad olema siis sellised lühikesed ja ütleme siis, et ka tabavad. Nii et kindlasti jälgida seda, et ei hakka väga pikalt juttu ümber kirjutama. Ja samuti väga oluline tähelepanek on see, et kui te esitlust teete, siis kindlasti see jutt, mis te räägite, peaks tulema kas märkmelehelt või peast, aga ei tohiks siis tegeleda sellega, et te loete slaidi pealt juttu maha. Sellepärast, et auditooriumis üldiselt inimesed oskavad ka ise seda juttu lugeda, nii et slaidi mõte on toetada teie juttu, aga mitte anda siis lugemismaterjali inimestele ja võib-olla siis ka ise sama juttu kõrvale lugeda.